No tšau kõigile! 7. juuni oli jälle kodukanti asja ja kuidas siis muidu, kui ikka tuleb korra jõe äärest ka läbi käia. Eelmine nädalavahetus oli siin päris mõnus. Tuli surnud ahvenaga 3,8-kilone haug ja vahetult enne haugivõttu hakkas keegi aktiivselt põhjaõnge proovima. Aga jäigi selgusetuks, sest enne tuli haug otsa ja pidi sellega tegelema. Ja täna on siis selline plaan, et pühendukski rohkem põhjakale ja lootusega, et ahven on jões. Üks põhjakas on juba sees. Panen vist natuke eemale teise ka ja ise loobin spinningut. Elussööda õng on küll igaks juhuks kaasas, aga haugi isu on praegu nagu suht möödas. See 3,8 oli nii suur, et sai sõpradele ja tuttavatele jagatud ja ise ka peaaegu nädal aega söödud seda. Et kui nüüd peaks veel tulema selline haug ja konksu kätte saab, siis lasen kindlasti tagasi. Koju võtaks võib-olla kuskil seal 1-2 kilo vahel ja prooviks marineerida vahelduseks. Aga okei. Panen siis põhjakad püügile ja vaatame, kas ahven on jõkke jõudnud või mitte. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Ilm on täna selline on ja ei ole ka. Tallinnast siia sõites paistis päike, oli tuju hea, et ilus ilm saab kalale minna ja nii kui riided selga sain ja autosse istusin, hakkas vihma kallama. Mingi pool tunnikest vast sadas. Tuli jälle päike välja. Siia tulles muidugi püksid on läbi märjad, aga ei viitsinud pikikummikuid ka panna. Aga noh, ilus soe ilm, jalas kuivavad püksid kiiresti ära, nii et ei ole hullu. Nädalavahetuseks lubab juba kõvasti vihma, nii et ei tea, kas saabki tulla üldse. Aga jah, kõige rohkem huvitab, et kas ahven on lõpuks jões või ei ole. Vaatame. Proovin täna esialgu väiksemate lantidega, pöörlevate ja tšigidega. Et spinnaga ahvenat saada on veel isegi mõnusam kui põhjakaga tegelikult, kui see raks käib siis. Saab jälle kerge adrenaliinilaksu. Aga noh, proovime erinevaid lante ja äkki saame mõne keskmise haugi, mida siis võiks koju viia ja proovida marineerida. Väike palve olekski, et suured haugifännid, kui viitsite, siis pange kommentaaridesse mõni hea haugi retsept. Ma just mõtlen marinaadi osas. Kui see just mingi väga salajane põlvest põlve pärandatav retsept ei ole. Ise teeks tavalise äädika marinaadi sibule ja porgandiga, pipra ja natuke vürtsi ja enne praeks või küpsetaks haugi läbi. Aga noh, vaatame. Okei, ma jälle pidevalt ei filmi, hoiame akut. Kui mingit actionit on, siis filmin. No nii, esimene võtt oli ilus haug ja läks minema. Ma ei jõudnud isegi kaamerat käima panna, kui minema sai. Karvane tunne, et vist tuleb ikka hakata pidevalt filmima. See oleks võinud isegi vist kotihauga olla, ma arvan, ka täpselt paraja suurusega. Aga noh, ja teada, kala nähtud. Jätkame. Üllatus, üllatus. Teine põhjaõng ei ole tirtsugi teinud, aga meil on ahven otsa tulnud. Aasta või hooaja esimene ahven siis, küll väike, aga ahven siiski. See tähendab, et ahven on jões, aga ei ole veel eriti aktiivne. See on niisugune keskmise suurusega, ma arvan, et selle panen hoopis haugi jahtima prooviks. Ja vaatame, mis edasi saab. Aga noh, päev on veel suhteliselt noor, nii et püüan edasi ja vaatame, mis saab. Aga tore, ahven on jões. No nii, aitab tänaseks küll. Panin asjad kokku ja teen veel mõned viimased visked. Elussööda ahven on vist küll surnud seal konksu otsas. Plaan oli see lahti lasta, aga tuleb lihtsalt jõkke visata. Niisama veel loopisin seda keset jõge sügavamal, et las ulbib seal.
aga tundub, et täna vist hauge ei ole, nii et või isegi liigutab veel. Saame äkki lahti lasta selle. Tänutäheks, et hooaja esimene ahven siit. Aga jah, muidu on vaikus. Peale selle ühe ahvena ja ühe haugivõttu ei miskit. Aga noh, ega iga nädalavahetus ei saagi 3 kiloseid siit välja tuua. Kui homme ilma on, siis tulen ka proovima ja vaatame, äkki siis on rohkem õnne. Okei, aitäh, et vaatasid. Kui kanalit veel tellinud ei ole, siis lähe oleks, kui paned like ja subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!